Vaatame nüüd, kuidas vormistada uurimistöö vormistamise juhendi põhjal uurimistöö pealkirjad ja teksti. Võtame ette uurimistöö vormistamise juhendi ja loeme. Tekst trükitakse ühepoolsena reavahega 1,5. Tekst joondatakse nii vasaku kui ka parempoolse serva järgi rööpselt. Teksti font on Times New Roman, tähe suurus 12 punkti, joonealuse viite tähe suurus 10 punkti. Ja teksti lõigud eraldatakse nii, et enne pärast lõiku on 6 punkti tühja ruumi, taandrida ei jäeta. Läheme tagasi Wordi faili ja enne kui me hakkame tegema Wordis mingisugust vormistamise tööd, on väga hea, kui me siit lõigu sektsioonist lülitame sisse kuva kõik nupu. Ja see kuva kõik võimaldab meil näha kõiki vormingu tähiseid. Ma lülitan ta sisse ja nüüd me näeme näiteks, kui me vajutame Enterit, kui me vajutame Space'i või kui me vajutame Tab'i. Ja esimese asjana vormistame siis normaalteksti. Tekstilaadide muutmiseks on meil laias laastus 2 erinevat võimalust. Esimene võimalus on muuta tekstilaadisid ülevalt kohe laadide alt, minna laadi peale, teha parem klikk ja valida muuda. Teine võimalus on teha sobiva vorminguga tekst valmis siin all dokumendi sees ning siis valida, et laad vastab sellele kujundatud tekstile. Teeme mõlemad variandid läbi. Normaalteksti puhul muudame laadi. Ehk ma lähen laadi peale, teen siia parem kliki ja valin muuda. Ma nüüd tean, et tavatekst peab olema fondiga Times New Roman ja suurusega 12. Lisaks peab olema see rööpjoondusega, ehk siis siit see 4 ikoon, nii vasakust kui paremast servast joondatud ja reavahe ja lõiguvahe. Nende muutmiseks lähen vormingu peale ja valin lõik. Reasamm ma näen hetkel on mitmekordne 1,08, valin siit mitmekordse asemel 1,5 rida. Ja vahed enne 6 punkti ja pärast 6 punkti. Okei. Ja nüüd mul ongi normaallaad muudetud, mis tähendab, et kõik tekst, mis ma edaspidi siia oma uurimistöösse kirjutan sellise tavatekstina, on selles normaallaadis. Tavatekst, tekst, normaallaadis. Näiteks kirjutan siia midagi, on jällegi normaallaad ja mille jaoks selle laadi tegemine on veel hea. On see, et kui ma kuskilt internetist, mingist muust failist, mõnest teisest uurimistööst kopeerin mingit teksti, mis on iseenesest vormistatud erinevalt. Ja ma lihtsalt kleebin ta siia enda dokumenti, näiteks Ctrl-V-ga, siis ma näen, et on tehtud teises stiilis. Ta on Open Sans 10,5 suurusega. Võib-olla ka reavahe on erinev ja lõiguvahe erinev. Ma saan selle teksti lihtsalt selekteerida, minna laadide peale ja valida, et see on ka normaallaadis tekst ja ta muudetakse automaatselt korrektseks. Teine võimalus muidugi teksti kopeerida ja kleepida on teha parem klikk dokumendi peale ja valida siit kleepesuvandid ja säilita ainult tekst, mis puhul meile ei kopeerita kaasa seda teksti vormistust. Nii, tavatekst on olemas ja teeme nüüd ka esimese pealkirja. Lähme tagasi vormistamise juhendisse. Vaatame, kuidas vormistatakse pealkirjad. Heading 1, pealkiri 1, läbiva suurtähega, suurus 16 punkti, paksus kirjas, algab alati uuelt lehelt. Pealkirja ette jäetakse 3 tühja rida ja pärast 12 punkti tühja ruumi. Jätame jällegi selle info meelde. Läheme tagasi oma dokumenti ja uue lehekülje peale minekuks, mis tuleb tähele panna, kindlasti ei tohiks teha seda, et me lihtsalt vajutame hästi palju kordi Enterit. Ma praegu näitlikustan teile, kuidas mitte teha, et see on valesti tegemine ja miks see on valesti tegemine. Sest oletame, et ma teen siiamaani, lähen Enteritega uuele lehele, siia kirjutan selle pealkiri 1 ja kõik tundub korrektne, kirjutan veel edasi ja siis lähen järgmise lehekülje peale, tuleb pealkiri 2 ja nii edasi ja nii edasi. Aga siis oletame, et ma esimese lehekülje peal tahan lisada siia teksti juurde, siia ka teksti, siia teksti, lisan mõned laused teksti juurde, siis kõik need enterid liigutatakse samamoodi edasi. Ehk siis pealkiri 1 ei ole enam lehekülje täises, vaid on kuskil selle lehekülje keskel ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kogu dokument võib meil minna segi, kui me kasutame väga palju entereid järjest. Ehk siis enamasti öeldaksegi, et
maksimaalne arv entereid, mida võib järjest kasutada, ongi 1. Ehk kui on juba 2 enterit järjest, siis on midagi tehtud natukene valesti. Uue lehekülje peale minekuks saame kasutada lehekülje piiri. Ja lehekülje piiri saame lisada siit küljendus, piirid ja leht. Teine võimalus on kasutada klahvi kombinatsiooni, mille te võiksite kindlasti meelde jätta, kuna seda läheb päris palju vaja, on kontroll ja enter. Vajutan ühe näpuga kontrolli klahvi, teise näpuga enteri klahvi ja kontroll ja enter ja meid viiakse automaatselt uuele lehele. Ja siia jääb lehekülje piir. Ning kui ma nüüd lisaks siia teksti juurde, siis lükataks ka lehekülje piiri edasi, aga järgmine lehekülg alatakse ikkagi siit lehekülje päisest. Ja nüüd nagu juhendis öeldud, enne esimest pealkirja, enne esimese taseme pealkirja on 3 tühja rida. 1, 2, 3 tühja rida ja 4. rea peal hakkab pealkiri. Selle 3 tühja rea puhul pange ka tähele, et need 3 tühja rida oleksid normaallaadis. Sest kui nad on normaallaadis, siis nad on ühe teatud kõrgusega, aga kui nad näiteks on pealkiri 1 laadis, siis nad on juba palju kõrgemad. See võtab palju rohkem vaba ruumi. Pealkiri 2 laadis võtab teistmoodi vaba ruumi. Siin see pealkiri laad võtab kõige rohkem. Ehk siis normaallaadis, mis me paika panime, 3 tühja rida, normaallaadis. Ja siia teeme esimese taseme pealkirja. Ehk siis esimese taseme pealkiri. Ja proovime nüüd selle laadi muutuse teha sellel teisel viisil. Ehk ma teen selle pealkirja ennem valmis ja siis muudan laadi vastavaks selle pealkirjaga. Esimese taseme pealkiri. Esimese taseme pealkiri on nummerdatud, ehk siis lisame siia numbri. Ja kuna me tahame teha mitmetasemelist loendit, siis valime selle mitmetasemeline loend ja valime siit selle versiooni, mis on numbrid ja ka pealkirjad. Nii, esimese taseme pealkiri 1. Ja me teame, et see peaks olema suurusega 16. Lähen siia suure maa peale. Nii, 16. See peaks olema paksus kirjas. Ja see peaks olema läbiva suurtähega. Ehk siis lähen siia A tähtede peale ja võtan ülaregister. Ma pean lisama ka veel pärast pealkirja 12 punkti tühja ruumi. Lähen lõigu sektsiooni siia alla nurka noole peale ja ma näen praegu on siin vahed enne 6, see peaks olema 0 ja pärast 12. Okei. Esimese taseme pealkiri ongi korrektselt vormistatud. Nüüd lähen ülesse laadide menüüsse, pealkiri 1 peale, teen siia parema kliki ning valin värskenda laad pealkiri 1 valikuga sobitamiseks. Nüüd millegi pärast Word muudab siin selle vormistuse valeks, aga ma lihtsalt klikin uuesti pealkiri 1 peale nüüd vasaku kliki, vasaku hiireklahviga ja muudetakse jällegi korrektseks. Lisame ka näiteks teise esimese taseme pealkirja. Lähen jällegi uuele lehele, kontroll ja enter. Siit kustutan selle 2 eest ära, lähen siis vajutan backspace'i ja 3 tühja rida. Ja nüüd me nagu näemegi, ongi see 3 tühja rida, 1 rida on meil pealkiri 1 laadis ja 2 rida on normaallaadis. Ehk siis ma selekteerin selle esimese rea ka ja valin, et see on ka normaallaadis, et need read oleksid ühe sama kõrgusega. Ja 4. rea peale lisan teise esimese taseme pealkirja. See on ka esimese taseme pealkiri. Ja nüüd me ei pea enam muud tegema, kui selekteerima selle lause, selekteerima selle pealkirja ning ütlema siit, et see on esimese taseme pealkiri. Ja kui me ei taha kohe ise trükkida siin caps lock'is või läbiva suurtähega, siis valime siit uuesti, et see on ülaregister. See on ka esimese taseme pealkiri. Lisame nüüd siia selle teise esimese taseme pealkirja alla ka teise taseme pealkirja. Vaatame, kuidas see peab olema vormistatud. Teise taseme pealkiri heading 2 on 14 punkti, bold, enne lõiku 24 punkti tühja ruumi ja pärast lõiku 12 punkti tühja ruumi. Nii. Vajutame enterit ja see on teise taseme pealkiri. Selekteerime selle pealkirja ja nüüd vajutame siia peale, kus on numberloend. Kui vajutaksime siia mitmetasemelise loendi peale, siis meile tehtakse uus mitmetasemeline loend ja see numbritega tekiks segadus. Ehk siis valime siit numberloend. Meile pandi siia 3. Kuna me pole defineerinud, et see on teise taseme pealkiri. Selle jaoks lähme siia noole peale, valime muuda loendi taset ja võtame 1.1. Ja nüüd meil on korrektselt 2.1 siin ees. Lisaks pidi teksti suurus olema 14 ja
paksus kirjas. ja muudame ka lõikude vahesuurust. lõik alla noolekese peale. enne oli 24 punkti tühja ruumi ja pärast 12 punkti tühja ruumi. Pealkiri valmis. Lähme laadide menüüsse, pealkiri 2 peale, parem klikk siia, värskenda laad, pealkiri 2 valikuga sobitamiseks. Klikime uuesti ja meil on see valmis. Pealkiri 2 laad samuti valmis. Näiteks võime siia lisada teise taseme pealkiri, selekteerin ja kõik tundub korrektne. Lisame ka ühe 3. taseme pealkirja, vaatame juhendist järgi. 3. taseme pealkiri, heading 3, 12 punkti suurus, bold, enne lõiku 18 punkti tühja ruumi ja pärast lõiku 12 punkti tühja ruumi. ja vaatan enterit ja ütleme, et see on siis 3. taseme pealkiri. Nummerdame, lähen siia numberloend, valin noole, muuda loendi taset 1.1.1 ja kõik on korrektne. 12 suurus, bold, vaatame lõigu vahet, lõik, nooleke, enne 18 punkti tühja ruumi ja pärast 12 punkti tühja ruumi. Okei. Ülesse laadide juurde, pealkiri 3, parem klikk, värskenda laad ja klikin siia uuesti. Ja kõik pealkirja laadid ongi loodud. Enamasti ei usu, et meil üle 3 pealkirja laadi vaja läheb, et kui juba 4. tase, seda pole isegi juhendis välja toodud, et siis peate ise mõtlema, et kuidas ta välja peaks nägema. Aga tüüpiliselt üle 3 taseme ikkagi vaja ei lähe. Vajutan ühe korra veel näiteks Ctrl Enterit ja 3 tühja rida. See ma ütlen on siin normaallaadis tühi rida ja 4. rea peale võiksime näiteks teha lisade pealkirja. Lähme korraks vaatame juhendit ja juhendis on kirjas, et kõikide töö iseseisvate osade sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud allikate, lisade ja resümöö pealkirjad vormistatakse esimese astme heading 1 pealkirjadena, kuid ei nummerdata. Nummerdatakse vaid töö põhiosa peatükid. Ehk siis ma panen selle alla serva jällegi ja ütleme, et see oleks näiteks kokkuvõtte pealkiri hoopis. Teen siia kokkuvõte. Ma võin ta selekteerida ja öelda, et on ikkagi pealkiri 1, aga kuidas seda numbrit siit eest ära saada, on väga lihtne. Lähen siia esimese tähe ette ja vajutan lihtsalt backspace'i 2 korda ja see number on eemaldatud. Aga ta on ikkagi heading 1 stiilis, aga teistest lihtsalt natukene erinev.